Tere tulemast tagasi, et rõõm tõdeda, et oleme jõudnud järgmise esinejani, kelleks on Ülo ja on minuga ühest ministeeriumist ehk siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ja ta räägib meile siis ehitusregistri näitel, kuidas CI/CD neil käib, et loodetavasti on teile sellest kasu, kui me omavahel sihukest teadmist jagame, mis päriselus toimub. Aga ei raiska rohkem aega, Ülo, ma ei tea, virtuaalne lava on sinu. Tänud. Tere päevast. Ülo Puskar ja tegelen ehitusregistri arhitektuuriliste ja infrastruktuuriliste küsimustega. Et täna siis on plaan rääkida, et miks meil üldse ehitusregistri juures sellist asja nagu continuous integration ja continuous development vaja läheks või vaja läheb. Kuidas me oleme selle realiseerinud ja millised on edasised plaanid. Et nüüd, miks meil seda vaja on, et sellest kõige paremini annab võib-olla sellest arusaamiseks ma peaksin tutvustama ehitusregistri arhitektuuri. Ja ehitusregistri ajalugu sai alguse 90ndate lõpul. Sellest ajast on olnud mitu erinevat tarkvara versiooni, mitu erinevat tarkvara haldamist, haldajat. Kunagi oli ta andmevaras, täna on ta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Erinevad arendajad, arendusetapid on olnud. Ja tänaseks oleme jõudnud arhitektuuris sellise pildini, mis ei ole võib-olla slaidina ülevaatlik, aga kui siit vaadata, siis olulised on võib-olla need rohelised täpid ja suuremad osad on välja toodud, et ei ole tähtis päris aru saada, et mis see iga väike kastike tähendab. Siin lihtsalt see pilt annab ülevaate mahtudest, mis meil täna on. Kui me vaatame, siis slaidil vasakul ääres olev kast. See on see ehitusregister, mis meil oli aasta tagasi ja sellest veel 10 aastaid tagasi kuni 2003. aastast on eksisteerinud ehitusregister siis selle vasakul oleva kastiga ja viimase aasta jooksul on siis juurde arenenud see nii-öelda parempoolsem osa, millest siis enamus paikneb riigipilves. Nüüd, miks oli see arhitektuuri nihe oluline, oli sellest, et vana ehitusregistri rakendus oli selline suur monoliit, üks Java rakendus, mis paiknes Tomcatis ja me kasutasime Oracle andmebaasi. Nii et kogu see rakendus töötas ühe majutaja juures tema majutuskeskkonnas. Ja nüüd, kui oli tarvidus midagi juurde arendada, siis see arendus ja arenduse viimine toodangusse, selle aeg oli veninud juba erinevatel põhjustel nii pikaks, et teise arendaja juurde võtmine tähendas juba seda, et selle teise arendaja rakendusi lihtsalt ei jätkunud enam füüsiliselt aega, et neid toodangusse viia, kuna see tarneprotsess ise võttis aega, testimise protsess võttis aega tänu sellele, et funktsionaalsust ja andmestik oli kogunenud sellesse süsteemi nii palju, et iga tarne sisuliselt võttis aega, kuu oli nagu väga hästi, pigem nagu üle kuu. Ehk et kui tahta vajadus oli lisada uust funktsionaalsust, siis oli nagu minimaalsem aeg oli kuu, kus üldse õnnestus seda toodangusse viia, lisaks muidugi ka arendusaeg. Nüüd, et seda protsessi kiirendada, seda tarneprotsessi lühendada
ja et selle abil saaks nagu aega juurde, et oleks üldse võimalik uusi arendusi kiiremini tuua, oli mõte automatiseerida seda tarneprotsessi. Selleks me võtsime siis kasutusele GitLab toote Community Editioni, mis tähendab siis, et see on tasuta. Kuna ma alguses täpselt ei teadnud, kuidas me tegema hakkame, siis ei tahtnud ka suuri kulusid teha ja hakkasime nii-öelda põlve otsas seda asja arendama. Lõpuks jõudsime nii kaugele, et testis suutsime tarnet teostada testkeskkonda, ütleme, poole tunniga. Ja see võimaldas siis oluliselt vähendada nüüd, ütleme, majutaja tööaega, mis majutajal kulus, et seda uut rakenduse versiooni tarnida. Ja samuti vähendas siis seda aega, kus test arendajas tegi oma versiooni valmiseks ja tal oli seda nüüd vaja testi anda. Kui enne kuluks selleks päevi, siis nüüd sai selle poole tunniga tehtud, ehk et testijad said oma tööd ka rutem teha. Paraku läheb elu edasi ja ehitusregistris on viimasel ajal olnud väga suured arendusvajadused seoses 3D tulekuga, seoses BIM ehk Building Information Model tulekuga ja seoses kõikvõimalike plaanidega, mis on äripoolel tekkinud, mis tähendab seda, et arendusi tuleb teha oluliselt rutem, oluliselt kontsentreeritumalt ja oluliselt rohkem. Õnneks samal momendil, kui meil tekkisid sellised vajadused, hakkas ka riigipilv hoogsalt arenema. Ja seoses sellega siis saime, et me oleme ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, saime selle toreda võimaluse hakata piloteerima siis Kubernetese keskkonda, kasutades Rancher halduskeskkonda. Ja viisime oma nii-öelda uued arendused pilve konteinerrakendusteks, mis siis võetakse kasutusele Rancher Kubernetese keskkonnas. Nüüd, kui me vaatame seda pilti, mis siin on, siis need rohelised kastikesed, need on need, mis meil tänaseks juba toodangus töötavad. Ja kui nüüd seda pilti veel korra vaadata, siis kui vanasti me saime hakkama mõne rohelise kastikesega, kes meil oli üksikud rakendused, siis tänaseks iga see väike roheline kastike on üks eraldi iseseisev rakendus, millel on Gitis üks eraldi iseseisev projekt, mida siis on vaja tarnida. Ja kujutage ette, kui meil nüüd ei oleks seda automaatset tarneliini, isegi kui see paigaldus kestaks tund, siis neid rakendusi täna meil on tulemas siin. Nüüd järgmises slaidi peal ongi näha, palju neid tegelikult on, siis täna meil on üle 80 projekti, mis siis kõik peaksid jõudma sinna pilve Kubernetesesse ja osalejaid või tarneprotsessis osalejaid on meil 40 arendajat 80 firmast. Ehk et ilma selle automaatse tarneprotsessita tegelikkuses ma kahtlen, kas üldse oleks sellise mahuga arendused võimalikud, kuna ükski majutaja või haldaja ei peaks sellele koormusele vastu. Kui igas päevas tuleb uusi arendusi erinevates projektides, mitu tükki, ja neid tuleb kõiki korraga tarnida ja testijatele üle anda. Nüüd selleks, et asi oleks veel paremini arusaadavam, selleks, et tagada kvaliteeti, meil on tegelikult 4 erinevat keskkonda, kuhu siis neid tarneid tuleks teha. Ehk et kõik need 80 konteinerid peaksid läbi minema 4 eri keskkonnast või 4 keskkonnad, tähendab toodang, kus nad siis nagu kasutusele võetakse. Ehk et kui me vaatame, siis algne keskkond on development,
kus toimub siis eritarnijate rakenduste integreerimine, et pannakse seal ühes keskkonnas tööle, neid testitakse, tehakse integratsioonitestid. Kui integratsioonitestid annavad hea tulemuse, viiakse testkeskkonda, kus siis tulevad äripoole testivad rakenduse üle, seejärel antakse nii-öelda valmis konteinerid üle majutajale, kes testib pre-live keskkonnas, kuidas õnnestub tarnimine ja seejärel tarnimine toodangusse. Ehk et läbi nelja keskkonna on siis vajadus need kõik võimalikud konteinerrakendused ära tarnida. Et kuidas meil see 4 keskkonda on saavutatud, siis meil on riigipilves on meil 2 projekti. Siin eelnevates loengutes oli mainitud, et on hea, kui on test ja toodang on eraldi projektides. Meil nii on. Ja siis on kummaski projektis on Rancher ja oma Kubernetes klaster. Ja nüüd Rancheris on siis võimalik tekitada projektid. Ja meil on tehtud niimoodi, et siis test Rancheris on meil 2 projekti, development ja test, ja siis toodangu Rancheris on siis pre-live ja toodang. Ja nüüd ühest keskkonnast, tähendab ühest riigipilve projektist teise üle liikudes, siis muutuvad need vastutajad, ehk et õiguste jagamine siis on, majutaja haldab siis toodangu projekti ja arendajad tegutsevad siis testprojektis. Nüüd tarneprotsessi üks olulisemaid osasid on siis veel Kuberneteses kasutatav Helm rakendus, mille abil saab siis pakendada Kubernetese YAML-failid, konfiguratsiooni YAML-failid, siis niinimetatud Helm kaartideks või chartideks. Ja neid me hoiame siis sellises rakenduses nagu Chart Museum, mis paikneb siis toodangus ja siis selle tarne näeb siis ühest keskkonnast välja teise niimoodi, et administraator siis käivitab äpis lihtsalt ühe Helm charti, mis siis teeb automaattarne, tarnib kogu siis selle konteinerid, mis selles chartis on kirjutatud. Nüüd siis konkreetse projekti, Rancher projekti. Ehk et näiteks kui on developmentis testi minek, siis on kokku lepitud versioonid, versioneerimise osas on meil eraldi kokkulepe, kasutame SMR2 standardit ja igal projektil on siis oma kindel versioon, mille abil siis, see on küllaltki hästi on Rancheris organiseeritud, et iga konteineri juures on kohe näha, mis konkreetne versioon sellest konteinerrakendusest selles nii-öelda projektis toimib. Ehk et väga lihtne ja ülevaatlik Rancheri kasutamine selles osas. Sealt on kohe näha, mis konteiner, mis versioonis, mis keskkonnas jookseb. Nüüd siis järgmine slaid annab ülevaate arhitektuurist, kuidas meil on tänaseks pipeline või tarneliin üles ehitatud. Et siin me näeme on 4 keskkonda. Ehk et kui arendaja saab uue koodiversiooni valmis oma arenduskeskkonnas, siis ta commitib selle meie kesksesse GitLabi. Kui ta lisab selle, kus siis paikneb siis koodihoidla. Nüüd see koodihoidla asub ajaloolistel põhjustel MKM infrastruktuuris. See on sellepärast nii, et kui me alustasime pipeline'iga umbes 3 aastat tagasi, siis veel riigipilves selliseid võimalusi ei olnud. Me ei teadnud isegi seda, et me hakkame kunagi riigipilve liikuma. Ehk et enamus sellest pipeline'ist oli alguses arendatud MKM infrastruktuuri. Kuna tänaseks on olud muutunud, siis see enam nii ei pea olema, aga ajaloolistel põhjustel on see nii. Ehk et siis MKM infrastruktuuris olev GitLab
kui sealt vaadata, siis sealt liigub kood edasi Git runnerisse, mis paikneb virtuaalmasinas, mis on riigipilve infrastruktuuris. Seal toimub meil siis image'ite pildimine. Image on siis konteineri image, mis lõpuks siis käivitatakse Kubernetes keskkonnas. Neid image'eid hoitakse praegu ka veel MKM-i infrastruktuuris. Ja enne, kui me vaatame, MKM-i infrastruktuuris on siis veel SonarQube rakendus, millega me teostame koodi kvaliteedi kontrolli ja Artifactory, mis on siis, kus hoitakse siis Artifact'e ehk et Java vajalikke mooduleid, mis on siis vajalik selle image'i pildimiseks. Lisaks me kasutame nüüd erinevatest tehnoloogiatest ka JavaScripti ja Pythonit. Nüüd JavaScript, siin on JavaScriptis me loome paketid, mida me hoiame siis interneti NPM repositoris. Ja samuti me kasutame internetist Dockeri image'eid, mille alusel siis need konteinerid luuakse. Dockeri image'ite jaoks on meil oma veel lokaalne cache välja ehitatud. See on sellepärast, et community versioon siis sellest GitLabist ei võimalda rohkem kui 200 image'it vist mingi teatud aja jooksul, aga kuna meil on pipeline'id väga aktiivselt kasutuses, siis neid image'eid läheb oluliselt rohkem vaja, ehk et meil oli vajadus rajada oma sisemine image'ite nii-öelda cache, et mitte ületada seda piirangut. Ja siis on siis veel välja toodud siin Rancheris paiknev chart museum, kus me hoiame siis Helmi charte, mis nagu eelnevalt oli välja toodud, mida me kasutame siis deploymiseks eri Kubernetes keskkondadesse. Nüüd järgmise slaid annab ülevaate siis, kuidas tarne töövoog tegelikult arendaja jaoks toimib, ehk et kui ta paneb oma koodi meie GitLabi, lisab sellele protected tag'i, siis sellest saab aru runner, mis läheb käima. Runner teeb oma tööd ära, kontrollib koodi kvaliteeti, teeb Helmi, teeb image'i, konteineri image'i ja Helmi chart'i. Nüüd Helmi chart'i siis deploy toimub edasi, kui meil on Helmi chart pandud chart museumi, siis administraatori poolt käsitsi. Selle automatiseerimiseks me pole põhjust näinud, sellepärast et see reaalselt selle Helmi chart'i deploymiseks kulub aega sekundeid, alla minuti, et see on lihtsalt üks väike näpuliigutus, ainult üks nupuvajutus. Ja nüüd üks tehniline joonis veel, kuidas siis pipeline töötab, sellest ma väga palju ei peatuks, see on lihtsalt lisatud selleks, et kes huvi tunneb sisulisemalt, saab pärast seda slaidi esitluselt vaadata, kuidas ja mis järgnevustes tegevused tegelikult toimivad. Mainin veel nii palju, et me oleme kuna meil on vaja tarnida sisuliselt erineva pipeline'iga, üks, mis läheb see EHR-i vana rakendus, mis läheb siis majutaja keskkonda, selleks on üks kindel pipeline. Teine pipeline, mis puudutab siis riigipilve keskkonda, et need on organiseeritud, nende käivitamine niimoodi, et projektid siis on jaotatud GitLabis 2 grupi vahel. Grupist on ka defineeritud vastavad siis muutujad, mida on selle pipeline'i tööks vaja. Neid muutujaid arendajaid ise ei näe ja neid ei saa muuta, need on meie administraatori kontrolli all. Samuti ka see pipeline'i kood on tegelikult meie administraatori kontrolli all. Ehk et kui panna nii-öelda projekt õigesse GitLabi gruppi, siis selle peal töötab üks kindel pipeline ja selle peal siis kui teha nii-öelda see protected tag, mis paneb selle pipeline'i käima, see pipeline töötab lõpuni, lõpeb siis chartiga
ja võib lõppeda ka NPM-i paketiga, mis on siis paigutatud internetis paiknevasse NPM repositorisse. Ja nüüd üks pilt veel sellest, kuidas see GitLabis see töövoog välja näeb. Siin all on näha, et see pipeline on läbi käinud, siin on 4 etappi olnud ja need etapid on siis kõigepealt siis koodikontroll, seejärel ehitamine, seejärel repositori puhastamine ehk et need image'id, mis seal ehitatakse igas pipeline'is, neid tekiks lõputult palju, et siis on vajadus ka seda repositorit puhastada ehk et me üle 5 image'i kustutame lihtsalt ära, meil neid ei ole vaja. 5 viimast hoiame alles ja ongi vist kõik selle pildi kohta. Nüüd, mis plaan meil edasi? Tegelikkuses, kui vaadata, siis praegu meil runnerid töötab VM-is. See oleks mõistlik üle viia kindlasti Kubernetes haldusesse, kuna Kubernetes on ikkagi väga hea konteinerite halduskeskkond, hoiab nad kenasti töös, kui midagi juhtub, käivitab konteineri uuesti. Ehk et meil nii-öelda haldus vajadus või ütleme see töö, mis me kulutame haldamisele, see töömaht on nagu oluliselt vähemaks jäänud. Nüüd EHR-i infra paiknevad objektid plaanime viia samuti riigipilve, et me ei oleks nagu nii, kuna riigipilves on ikkagi haldusteenus 24/7, MKM-i infras seda täna ei ole, aga arendajad teatavasti töötavad ka laupäeval, pühapäeval, öösel päeval, kuna meil osad arendajad on välismaalt, Eestis kõiki kompetentse ei õnnestu leida, et no näiteks BIM-i arendajad on Hollandis, et nendel on oma tööajad, oma töömetoodika, et seetõttu oleks hea, kui see pipeline kui keskne, tarnete jaoks väga oluline keskne süsteemi osa oleks kindlasti 24/7 hallatav ja oleks kogu aeg töös, kuna see põhjustab olulisi tõrkeid kõigi arendajate töös, kui see pipeline mingil põhjusel ei tööta. Ja täna me oleme seda haldusteenust üritanud veel oma jõududega teostada, siis tõenäoliselt see haldusteenus tuleb ka just eelpool mainitud põhjustel hankida väljastpoolt, et tagada just selle pipeline'i 24/7 toimimine. Et kui nüüd midagi jäi selgusetuks ja mingeid olulisi küsimusi tekib, siis ma võin kas praegu vastata või siis võid alati mulle kirjutada, et vastan, kui oskan. Et sellega ma lõpetaks oma ettekande ära.